Head kuulajad, see lugu algas sedamoodi. Saue linnas toimuv iseseisvusvõitlus. Et Saue linn ei ühineks Kernu valla, Nissi valla ja Saue vallaga ja Saue linna ei tabaks need õnnetused, mis ühinemisega kaasnevad. Mainin seda sellepärast, et olen juhtumisi selle iseseisvusvõitluse üks algatajatest ja liidritest. Seda mainin omakorda sellepärast, et on alus kahtlustada, et Saue linna ühendajad ehk vastaspool tegi eriti alatu teo. Sooviga kompromiteerida mind täielikult. Kuna väga palju Sauvekaid teab, et ma hommikuti kella 10 paiku lähen Maximasse, et võtta üks õlu, siis selleks ajaks tehti politseile väljakutse. Et politsei tuleks, tabaks mind nii-öelda teo pealt, teeks trahvi avalikus kohas joomise eest, et siis temmeldada mind joodikuks. Politseipatrulli ei ole Maximas kella 10 paiku varem mitte kunagi nähtud. Tõsi küll, välja arvatud üks kord, aga sinna on ka juba pool aastat tagasi. Kell 10.00 tõepoolest saabus politsei ja politseinik Märten Liivik palus mind oma autosse ja alustas väärteomenetlust. Ma muide keeldusin kiirmenetlusest, sest ma teadsin, et üldmenetlus jätab võimaluse otsus vaidlustada kohtu kaudu. Märten Liivik täitis isiku tuvastamise kirjeldust. Lahtrisse silmad kirjutas ta punetav. Üldine olek, unine. Nagu me kõik teame, siis punetavate silmadega unine tüüp on tavaliselt bombs, kes pole aastaid kainet päeva näinud. Tegelikult mu silmad ei punetanud ja mu olek ei olnud unine. Järelikult Märten Liivik võltsis teadlikult menetlusdokumenti sooviga näidata olukorda hullemana, kui asi tegelikult oli. Ma salvestasin kogu vestluse diktofonile. Ja nüüd ma lasengi teile valitud katkendeid, et te saaksite üldpildi sellest, mis autos toimus. Salvestuse täispikkuses olen valmis esitama politseile koheselt, kui politseil tekiks selleks soov ja vajadus. Alustame kuulamiskatkendist, kus ma loen politseile ette ülekuulamisprotokolli enda teksti. Seejärel saabub hetk, kui ma tabasin politseinik Märten Liivikut dokumendi võltsimisega. Nii on ette, et ma täiega arusaamata. Ühise Maximas ja avasin õllepudeli. Lühidalt teinud, viimasel aastal on ühiskondadega politsei muutunud tolerantsemaks. Politsei näitab trahvid avalikus kohas talviseks langenud 10 korda, see on võõda pakta. Avalikku korda ma ei rikkunud, politsei ei rikkunud õigusi anda ütlusi, sunnides selle kirjutama. Teen ettepaneku keelduda hoiatusmenetlusega. Jätkame nüüd praegu diktofoni salvestust alates hetkest, kui ma nüüd tabasin, et politsei on hakanud võltsima dokumente. Punkt 1 on see, et politsei väidab, et mul olevad sinna punased. Mul on silmad normaalsed. Teiseks, juba selle diktofoni pealt on näha, et mu kõne on kiire ja politsei kirjutab selle, et ma olen unine. Kuidas saab unine inimene kiiresti rääkida? Öelge mulle palun. Kas te soovite koopiat ka sellest? Põhimõtteliselt küll, ma tulen sellele homme tähendab mingi teine päeva tähendab järgi. Siia ma kirjutan küll. Ei ole nõus.
see on see koht ja siin kirjutage, millega te ei ole nõus. Kuna niimoodi, keeldun kategoorilise võltstud dokumendi allakirjutamist. No ei ole õnne. Ei tunneta. Ja ma ei ole õnne. Ära. Siin on muidu see allkirja koht, ma saan aru, et ei ole nõus sellele alla kirjutama. Ei allkirjast. Nii, saan aru, et siis kui koopiat soovite, siis... Jah, ma saan ühesõnaga see, et ma soovin koopiat. Kas läheme täna kohe peale menetluse lõppu, lähen teeme koopia? Ühesõnaga see pole vaja, ma tulen sealt mõni päev läbi ja koheselt, kui ma kuulen mingist trahvist, ma kogu toimikut tähendab enda kätte. Ja vaidsin selle absoluutselt. Eile ütles, Mart Venekud mulle ääretult hästi. Jah, Alar, sul on õigus. Politseinikud peavad täpselt, pedantselt, professionaalselt menetlust viima läbi. See, mis teie peal tegite unine ja siin on puneb saal loo. Nii, järgmine, siis see on sellepärast, et dokumenti pole siin jällegi kolleeg tegi andmebaasi järgi siin XD-st. Tegi andmed siin... sul oligi või see, ma ei tea, kuuseeki tee või see Prantsa lõpu siin on. Kas te soovite enda advokaati ka siia koha peale? Teate, mis? Ma olen ise enda advokaat. Ma olen muide tehti korraks see kohus.ee lahti, et näete, ma olen politsei 3 korda kohus. Palun väga. Nii, siin siis, siin aadressiks praegu oleme teie see, koha väljas korralikumise kõrvaldamiseks, kuna avaliku korda koos alkoholi. Oota, nii. Isik rikkus avaliku korda. Kuulake, selle nõus. Kuulake palun. Isik mahus tuvastati korrus 32 alusel. Koha välja selgitamiseks korralikumise kõrvalt, mis ongi see, et kuna meie leidsime, et teie rikkusite avalikku korda, see protokoll tuleb ka selle, kui te saate koopia sellest endale. Nii, avalikus kohas alkoholi. Nii, ja Mikk Päe seega juurde, et te ei olnud esitada dokumenti. Et siis on, kui tuleb koopiat sellest, on endale hea nagu analüüsida ja võrrelda, et miks paar mingi mille jaoks on. Kui teil on natukenegi loogikat peast taipate sellise uniseks märkimisel, te tegite praegu oma värava. Oma prohmaka tegite. Ja mina selle, oi, te tegite prohmaka, ma hakkan neid aita või ma ei aita kasutada selle tähendab ära, et meil on täpselt seadus. See, et inimene unin on, ega see ainuüksi ei tähendab. See, kui ta on näiteks... Öelge mulle palun, kuidas teie defineerite unisust meil? Kõne peaks olema kuidagi aeglane ja mõelda eriti ja viitsi. Ma panen praegu teile kvant, ma panen praegu räägin teiega nagu kvant arvutikiirusega ja te ütlete, ma olen unne. Nii, XD andmekogust vaadati võrreldi isiku ütlusi ja välimust andmebaasi infoga, Mikk Päe seega juurde, siis tal on endal pärast andmebaasi infoga võrreldi ütlusi välimust andmebaasi infoga. Teate, ma olen selle sama, tähendab mikrofoni salvestuse homme Mart Merikülile kuulda. Ja siis räägime, ta vaata mulle otsa, kas juba on punased või ei ole. Ja kas ma olen kunine või mitte. Nii, jõudu ei kasutanud. Siis see. Ja siis teie ütlused just selle, vaadake palun. Siia, just siis selle tuvastamise kohta. Yeah.
ja kui midagi erilist ei ole, siis saadki tutvuva nõud. Taotlusid ütlusi, oota, kui see on meeles, et me kõik protokolli mandsi. Okei. See on siis just ainult selle isikusamasuse tuvastamise protokolli kohta, nüüd teised põhjused on teil ülekuulamisele kirjas. See on kinnistate. Minu nimi on see on see, et mina olen mina. Siin on allkirja koht. Ja mida te kuulite niimoodi maja vahel, kõik on jõudnud meeste Kõige tähtsam tuleks siit. Nii, vaatan ülevalt. Kohe ma tutvustan ka selle teile. Nii ütlesid, advokaat ei soovita, olete ise enda... Jah. Okei. Nii kohtus osa võtta soovite? No absoluutselt. Jah. Nii. See. Ma kohe tutvustan ka teile pikemalt selle, aga siis 6. mail, selle saate koopia, saate ka endale sellest kõigest. Ja 6. mail on siis... Ma teen teile ettepaneku, et ei jõua nii kaugele. Jah, aga kas soovite siis seda lahendit, see on niimoodi, ma pean küsima, kas soovite lahendit e-mailile või ise kohale minna? E-mailile. Ma nagu nii kohtan, kui siit härra teemat tuleb, siis andke andeks, et mu hea naaber Kristjan Jaani. See, ta teete, see on puhas põltsimine, selle muud nimetada. Ja see kogemata kirjutas põhiseaduse kuninguga. Sibud on puhas. Tehku kollaka ja punetava härgi vahet. Ja lihtsalt mõtles teile, et tavalise joolikutse, tavalise joolikutse. Kolme korra politsei. Ma hakkan ülevalt siis rääkima teile minu andmed siin ja siin on praegu siis menetlev ametnik, et see, kes läheb seda üldmenetlust tegema praegu või see, kellele see läheb. Nii, ja kontakttelefon tal siin ja muidugi see... Head kuulajad, nüüd kus te olete salvestust kuulanud, saan teile öelda, et ma keeldun maksmas trahvi väärteomenetluses, kui menetlusdokumenti on võltsitud ja seega sooritatud kriminaalkuritegu. Kõike head teile. Head kuulajad, kui te kunagi kohtute politseiga, siis palun haarake enda mobiiltelefonid ja pange tööle diktofonid, sest need diktofoni salvestused on teie ainsad tõendid, et teil on õigus. Aitäh kuulamast, kõike head!